tähendab, kunagi ma oleks valinud sellise realisti, et just nimelt, et väikse poisina vaatad, näed, et tädi on nagu päris, onu on nagu päris, et see on kunstnik. Aga nüüd mõtled pigem selliste kuidagi perverssete lahenduste peale, et millest sa nagu aru ei saa, et mõtled, pagan, et ma saan aru, ma näen, et on hea kunstnik, kuidas ta seda asja tegi, et mul hüppas esimesena, neid on muidugi palju, Kaarel Liimand, vana kommunist meeldega. Et tal on ka tegelikult erinevaid töid, et noor mees ka ta tegigi, ta vist eri põhjustel eri moodi asju, aga mul esimesena sellise märgilise tööna on meeles see liblikapüüdjad, kus poiss ja tüdruk jooksevad ja püüavad mingid liblikad. See on ju horror täielik. Ja seda enam, et tal on see süžee on selline just nimelt väike poiss ja tüdruk või väike mingisugune eelpuberteet, aga selline asi, mis peaks olema ilus, liblikad ja selline poiss ja tüdruk ja see on ikka päris karm, kuidas ta seda teinud on. Et ma proovin nagu ette kujutada, et kui just saab selline pilt valmis ja näitad, ma ei tea, selle poisi ja tüdruku emale, et näed, tegingi ära. Mina ei tea. On hea töö, aga see deformatsioon ja see on ikka päris haige ja see pastoosne värv ja kuidas, see ongi nagu 100% kunst ja see pealkiri, see puudutab nagu nii hella kohta, et kui sa hakkadki seda selle pilguga vaatama ja mõtled, kuidas asi nagu päriselt võis olla, et see on ikkagi täiesti kunstikeelde tõlgitud, mis tähendab seda, et ta on täiesti teine maailm ja see pealkiri ainult annab sulle nagu valed otsad kätte, et sellised asjad on jah, et ma ei tea. Ja Liimandil on neid muidugi palju, seal on ka mingi mees ja naine parandavad reha selle heinatöö ajal ja selline, tal on mingi väga kummaaline deformatsioon, kus ta ei ole ka päris unikaalne, see sama Eesti pallasel on see suhteliselt omane, kuidagi imelikult väänatakse see maailm mingisugusesse sisekosmosesse ja mulli ja kuidagi horisont hakkab kuidagi tõusma, kõik hakkab painduma, värv läheb paksuks ja sa saad küll aru, et seal on mees, seal on naine, seal on heinasaad, aga ta on täiesti reaalselt kujutatud. Nagu mingi laksu all või mingi siuke, tundubki, et täna võiks arvata, mingi LSD võiks anda umbes sellise tulemuse. Palju värvi ja LSD või ma ei tea, mis. Aga jah, siis on see, et mis asja, et pallase kunst ilus, et ei ilus küll, aga mitte selles kõige lihtsamas mõttes, mida te kõik mõtlete, et see on ikka üks väga friiklik asi tegelikult. Väga väheste kunstnike juures on minuga juhtunud nii, et sa saad maalide vaatamisest tõelise naudingu, aga Konrad Mäe töödega on see praktiliselt alati olnud nii. Ja mida veel? Seda meil ju kunstis vaja ongi. Aga kahtlemata kogu see kunstnike plejaad, kes oli Pallase loomise juures, ma mõtlen siin Nikolai Triik, Ado Vabe, ja ka hilisemad õpilased ja lõpetajad, eelkõige tuleb meelde Elmar Kits, kes on ka üks väga olulisi lemmikuid. Ja selline ühine lähenemine kunstile iseloomustab nüüd ju praktiliselt kõiki. On oluline ikkagi see pühendumine värvile, värvikesksuse õnneks iseloomustab kogu selle aja Eesti kunsti ja see on ka üks eripära ja mida ka mujal märgatakse ja mida imetletakse ja mida tullakse vaatama. Kõige esimesena tooksin ma välja võib-olla enda poolt ka kõige värskemana uuritud Konrad Mägi ja võib-olla uuritud just selles mõttes, et just oli ka näitus tema maalidest, aga ma tõesti vist pean teda väga oluliseks kunstnikuks nii nagu enda jaoks kui ka kunstiajaloo jaoks on ta kindlasti väga oluline kunstnik, aga ma pean teda ka või tema mõtteid või tema võtteid siis eelkõige pean väga kaasaegseks tegelikult ja võib-olla ma ei tea, kust tuleb see sõna kaasaegsus, aga võib-olla see on ka see, kuidas mina võib-olla mõtlen värvist ja ma olen enda jaoks välja mõelnud, kuidas Konrad Mägi võiks olla, kuidas tema võis mõelda värvist. Et see, kuidas tema maalis valgust kasutades väga erksaid toone ja see, kuidas ta nagu rakendas neid looduses ja loodus, mis on tegelikult nagu moment ja ta on muutunud, et kuidas talletada korraks see hetk
ja proovida maalida seda hetke läbi värvide, vot see on minu jaoks nagu võluv ja seda õpetust andis ta ju ka edasi enda õpilastele, et nii palju, kui ma tema nagu proovisin lugeda, et mis tema õpetamisviisid olid, et mulle tundus, et nii mõnedki tema õpilased said sellest väga nagu palju innustust. Ja võib-olla üks mu väga-väga suuri lemmikuid minu enda loomingule võib-olla täiesti nagu vastand on Johannes Saal, kelle näitust ma nägin ka, see oli vist üle 10 aasta tagasi Tartu Kunstimuuseumis ja tema looming ja tema lähtumine või niisugune tõeline heitlik ja ta vist mainis, et ta on justkui, et ta ei viibi selles elus, vaid ta vaatleb elu justkui kõrvaltvaatajana või ja läbi kunsti ta siis proovis nagu vastata mingitele erinevatele küsimustele ja see heitlikkus ja see tundlikkus ja see ekspressiivsus samas ja selline endast kõike välja andev maalimislaad, no see on minu arust nagu Eesti kunstis ikka ainulaadne, et Johannes Saal on võib-olla tõesti nagu oma olemuselt nagu väga poeetiline ja väga nagu huvitav kunstnik, keda ma nagu tõesti tõstaks ka praegusesse hetke, et ta on tõesti nagu väga võluv. Mulle meeldib näiteks Nikolai Kummits, see oma erilise valgusega. Mulle meeldib Mägi meeldib, Triik meeldib, Vabe meeldib, kõik meeldivad ja naisgraafikutest juba mainisin, aga mis mulle sisuliselt meeldib, mõtlesin selle üle, miks nad mulle meeldivad. Mulle meeldib see, et nad oskasid niisugusele lihtsale elule anda niisuguse kunstisädeme nagu Aguli, miljöö, äärelinnad, lapsed, vanurid, madala staatusega inimesed, nad tõstsid need nähtused ja need inimesed nagu kunstitasemele väga võluvalt minu arvates. Minul isiklikult pakub tohutut huvi Wiiralti fenomen, sest ta on täiesti rahvusvaheline materjal, teda huvitavad mitte Eesti asjad, vaid ikkagi teda huvitab suur maailm ja sellised väga sügavad poliitilised, olemuslikud, filosoofilised probleemid ja tal on ka isiklikult annet ja visioon, et see kõik ellu viia. Ja Wiiralti kohta ma kordaksin just seda, et ta oli esimene tõsiselt globaliseerumisküps kunstnik 20-ndatel ja näiteks Wiiralti dialoogid erootikaga on, Eesti kunstis ei ole midagi sarnast. Kui me nüüd vaatame materjale, mis siiamaani on ringlusest kõrval ja keelatud ja nagu porno nime all täiesti välja tõstetud Wiiralti narratiivist, siis me näeme väga huvitavad küsimuse esitused ja kuidas ta seda probleemi näeb, kuidas ta kujutab ja kui mitmekülgselt ta seda läbi töötab. Me ei räägi Pallase õpetajatest, kes ju kujunesid juba ammu enne Pallast välja ja on täiesti klass omaette. Ja pallaslastest mulle pakub suurt huvi Kuno Veber, mitte sellepärast, mis ta täpselt kõik on teinud, aga tema biograafia on väga huvitav, kuidas ta alustab, kuidas ta lõpetab ja millist osa Pariisis ta tema jaoks mängis. Ja see on teema, mille võib-olla keegi hakkab uurima lähemalt. Ja siis mind kahtlemata mulle väga meeldib Pärsimägi, kes on mitte sellepärast, et ta on nii Matissi moodi, vaid just sellepärast, et ta kõige Pariisis mitteolemise kiuste jõuab täiesti iseseisvate otsingute tulemusel Matissi taolise värvi mõtlemiseni ja vormi mõtlemiseni. Aga muidugi mingil moel huvitab mind ka Karel Liimand,
kes on üks õnnetumaid niisuguseid Pariisi produkte, kelle väga raskepärane laad, see on nagu tänapäeval täiesti loetamatu, aga kellest kõik räägivad ka erakordselt andekast kunstnikust. Nii et need tema probleemid on ka üsna huvitavad. No loomulikult, mida ma saan öelda Aameri vastu, kes on siis niisugune minu meelest niisugune näidiskunstnik, milline võiks olla rahvusliku asjaaja kunstnik, jah, kuidas sa lähed kuhugi vanasse Hollandisse, ma ei tea üldse, mis ajastusse ja võtad sealt mingid märgid ja sa püüad peegeldada siis oma maal toimuvaid niisuguseid protsesse. Ja siis oligi nii, et ma käisin seda kõksi vaatamas ja langesin meeletusse, vaimustusse, eufooriasse ja nad olid suured ja muinasjutulised ja müstilised ja nii konkreetsed ja väga täpsed tundsid kohe, et siin ei ole mingisugust udutamist. Ja nii siis oligi see minu elu üks suurimaid vapustusi. No jaas, nüüd tuleb päris subjektiivne vastus. Neid on palju, neid pallaslasi, aga ega kõigi pildid ka ei meeldi. Ja kõik kunstnikud ka ei meeldi. Kuna mulle meeldib endist viisi maalida oma lõbuks ja mulle meeldib maastik, ma olen palju looduse keskel, siis loomulikult on minu esmane vastus sellele küsimusele see, et mulle meeldib maastikumaal, pallaslik maastikumaal. No siin oli, sest Liimandist oli nagu juttu enne, et see oli võib-olla niuke, kuidas öelda, et niuke keskkoolieas juba. Ja just seesama see, kuigi ma selle valget värvi, õlivärvi isegi ei olnud nuusutanud tollal, aga võib-olla olin ka kunstiklassis. Ja no siis on sellised, ma ei tea, selline traagiline elutunnetus, see alati imponeerib. Ta ei ole ka mingi eriline pallaslane, aga see saal, eks ju, et sellised skulptorid on nagu, kes seal õppejõududena töötasid, et kindlasti tahaks, et oleks selline vormikindlus, ma ei tea, Mikkofis ma näen siukest ja selle väga head edasiarendust, näiteks nagu oli näiteks Kortis või Starkovis, et see on kindlasti selline, et sellega me isegi oleme võib-olla dialoogivõimelised nagu Lätiga, isegi nende kahe nimega, aga ülejäänud on jah, et ikkagi, et väike rahvas, et me peame siin, eks me peame neid, ei ole neid nimesid nii palju, kes on niisugust kvaliteedi pakuvad, et siis seda tugevdamiseks on vaja selline müüt ümber luua ja see kindlasti toob nii-öelda fookusesse ka võib-olla rohkemaid aga ega väga palju neid staare sellelt pinnalt tekitada ei saa. Aga see on kõige raskem küsimus tegelikult, mis võib näida kõige kergem. Sest kui sa ühe ütled, millest see sõltub? No tihti sõltub sellest, kellega sa viimati tegelesid. See ongi lemmik parajasti. Või keda rohkem olete viimasel ajal näinud. Nii et see on, ja siis on kohe järgmisel hetkel mõtles, et see on nüüd väga ülekohtune kellegi teise suhtes. Aga mul on, kui ma selle peale nüüd mõtlesin, mul on siin üks nimete rida ja lõpuks ma ometi võtan sealt ühe välja siiski. Konrad Mägi, Aleksander Vardi, Aado Vabe, Anna Audova, Eduard Rüga, Jaan Grünberg, Juhan Nõmmik, Anu Uustalu, Valve Janov, Herman Aunapuu, Ülo Sooster, Karl Pärsimägi, Kaja Kärner, Helju Sarnet-Sauram, Salome Treil. Jätaks seal katki. Aga need on niiviisi, see on nagu kaleidoskoop.
mingi järgmine huvitav, keerad jälle ette ja jumal tänatud, see näitabki, kui rikas see Pallase värk on. Aga ma võtaks ette hoopis Aleksander Vardi praegu. Ja miks? Noh, jah, mul on üks niisugune tabamatu mõiste kunsti puhul, millega ei ole midagi öeldud. See on see hingeline kunst. Et asjal on hing sees, kui sa vaatad. Ja see hing ärkab ellu ja Vardi on minu jaoks üks selline. Tähendab, mul on lemmik pallaslased, aga mul ei ole ühte. Ja et tihti peale, et mõtled, et mulle Triik nii väga meeldib. Aga siis üllatab hoopis Pabe mõne tööga või Võõra Hansu või Rudolf Sepp või kes iganes. Pärsimäest me ei räägigi, tema töid on vähe ka, aga või Kreenberg, ta on küll nagu Tallinna suuna esindaja, ta ei ole nii pallaslane, aga lihtsalt, et põnevaid kunstnikke, neid on ja neid juhtub tee peale ette ja siis mõtled jälle, see on mu lemmik. Et tegelikult ühte ei ole, et see ütlen Pallase grupist ikkagi on siis Triik, on Võõra Hansu, on Pabe, Elmar Kits kindlasti, teda ei saa nimetamata jätta, aga näiteks ka Pütsepp on väga huvitavaid asju teinud. Et võib-olla need siis. Et ütleme, et Mägi on ikkagi meie esikunstnik, aga ta on nii palju kiitust saanud, et siis ma võtaks kuskilt natuke teisi ka. Ja on öeldud, et oleks rohkem Kunilaid, oleks rohkem Konrad Mägesid. Selles mõttes, et siis tuuakse teisi kunstnikke ka rohkem esile, et see on väga tänuväärne tegelikult. Minu jaoks on õppejõududest Aado Vabe, loomulikult, aga varasem periood, kui nii võtta. Graafikutest ei saa üle ega ümber Viiratist, loomulikult, aga neid teisi on seal ka veel lisaks. Ja maalikunstnikest loomulikult ma ehkki vastik kommunist oli, nagu ütles professor Vaga, minu õpetaja, oli Kaarel Liimand väga hea pintsliga poiss, aga siis muidugi kõige lemmikumaks isegi Kitse kõrval tõuseb Kõks. See küsimus on natukene nagu küsida, mis on minu lemmikvärv, et ma arvan, et ma vastaksin natuke erinevalt vastavalt oma tujule või sellele, mida ma hommikuks sõin. Et jälle see Pallase kooliperiood on ja ajalugu on võrdlemisi pikk olnud, et Richard Kaljo näiteks graafikuna on fantastiline, Viiralt joonistajana. Nikolai Triik minu meelest on vaieldamatult üks tundlikumaid portretiste Eesti maalikunsti ajaloos. Samas, kus Konrad Mäe esoteerilised maastikud võib-olla ei kõneta mind kõige rohkem, on ta siiski väga tugev maalikunstnik. Ja see on selles mõttes tõesti tore selle peale mõelda, et loomulikult Pallase näitust kureerides on vaja niivõrd paljude erinevate kunstnike loomingut vaadata, kes Pallasega seotud on olnud, et raske on sellist ühte lemmikut välja tuua. Aga ma võib-olla läheneksin sellele läbi oma isikliku suhte kujunemise seoses Pallasega, kuna ma mäletan ühte sellist võib-olla esimest teadlikumat Pallase kunsti vaatamist just 10 aastat tagasi Tartu Kunstimuuseumis toimunud Pallase näitusest. Ja kuigi ma ei mäleta seda võib-olla väga detailselt, siis ma kindlasti mäletan, et sellel hetkel mind kõnetas tohutult Vardi oma impressionismiga ja oma Pariisi vaadetega. Sellel hetkel see mõjus väga romantiliselt ja kuna ma olin ise Pariisis käinud ja impressionistid olid minu pähe juba ennast kuidagi kinnistanud, siis see lihtsalt haakus nende teadmistega, mis olid olemas. Nüüd hilisemal ajal on see kindlasti muutunud, et need lemmikud on hoopis teised. Näiteks minu esimene praktika muuseumis oli seotud Karl Pärsimäe tepikogu läbitöötamisega, mis oli tõeline selline vaimustav elamus ja tekitas selle tunde, et muuseum on koht, kus on nii lahe töötada, et see on tõesti üks tore keskkond ja kuidagi inspireeris mind bakatudengina. Nüüd
päris praegusesse aega tulles, siis loomulikult on mitmeid Pallase naiskunstnikke, keda sellel hetkel me lihtsalt ei teadnud, aga näiteks Hilda Kamdr on väga huvitavad graafilised lehed ja joonistused, minu meelest väga teenimatult vähe tähelepanu saanud kunstnik. Tänu sellele, et ma siin mõned aastad tagasi tegelesin hästi intensiivselt Elmar Kitsega, et siis tema on mulle võib-olla kõige südamelähendasem, sellepärast et ma lihtsalt olen lugenud läbi enamiku tema poolt kirjutatud tekstidest, nii avalikust kui ka tema päevikutest. Ja mulle mingil määral meeldib tema mõttemaailm ja meeldib kindlasti ka see melanhoolia, mille ma sealt välja loen. See läheb mulle kuidagi väga korda. Nüüd, kui me oleme Hanna-Liisiga teinud seda näitust, siis loomulikult on tekkinud palju uusi lemmikuid ja palju kunstnikke, kelle loomingut ma esiteks tunnen üldse ja oskan ka võib-olla paremini hinnata. Aga puhtalt subjektiivsetel põhjustel, kuna ma olen ise ka maalikunsti õppinud, siis minu lemmik Pallase kunstnik on Karl Pärsimägi. Ma lihtsalt kujutan ette, kui mõnus on selliselt maalida ja seetõttu on mul seda ka võib-olla veel eriti palju mõnusam ka vaadata ja nautida. Kui nüüd võib-olla vähem subjektiivselt Pärsimäest rääkida, siis kindlasti põhjus ka, miks ta on mu lemmik, on see, et Pallases ju hinnati väga natuuri truud kujutamist ja seda enam on hästi lahe, kuidas tema käekiri ikkagi nii lühikese aja jooksul arenes väga-väga isikupäraseks. Siin ma ei peagi väga palju mõtlema. Minu vaieldamatu lemmik on Karl Pärsimägi. Ja miks? See võrratu kergus, esprit, kohutavalt toredad värvivahekorrad, neid ma olen alati nagu nautinud. Ja eriti mulle meeldib muuseas tema portreelooming. See, kuidas ta inimest kujutab ja kuidas ta edasi annab mingit sellist sügavamat olemust, ma ei tea, see on niisugune väga nauditav. Ja ühte oleks ikkagi väga võib-olla imelik nimetada, ma lisaks siia kõrvale kohe ka Elmar Kitse, kes on mind köitnud just oma mitmekesisuse poolest. Et kuidas üks kunstnik on siis nii professionaalne, virtuooslik igas vallas.